Hello, shallow! Piret Firefairy Costa Ricast, põnevast põõsast taas kord. Tahtsin näidata neid ilusaid valgeid lilli ja natuke teistsugust nurka anda. Kui vihma hakkab sadama, siis ma pean kolima, aga ehk ei hakka. Meil on praegu kuiv hooaeg, kuigi taevas on natukene hall. Aga täna ma siin ise kuulasin eile ja heegeldasin ja nautisin oma vabad päeva ja siis kuulasin, ma nüüd olen avastanud Rhonda Byrne'i, tal on tegelikult uus raamat väljas, mis on 21 päeva külluse loomist, aga ma millegipärast hakkasin vaatama, aga tal eelmine raamat oli Maagia ja seal ta räägib tänulikkusest ja ma hakkasin teda kuulama, see on nagu audioraamatuna YouTube'is täiesti olemas ja tekkis kohe inspiratsioon, et hakkame tegema seda, on ju, kui mina tahan teha, siis mina kohe tahan kõiki kaasa kutsuda endaga. Et kes tahab, et võiks ka nagu hakata tänumaagiaga igapäevaselt looma, sest tänulikkus on nagu kõige otsesem ja kõige lihtsam viis luua omale õnnelikku elu. Sest tegelikult ükskõik mida me ju soovime seda selleks, et me saaksime olla õnnelikud, et meil oleks hea. Oma heaolu, oma õnnelikkus. Ja kui me oleme tänulikud, siis me ju oleme selles seisundis, kus me oleme heaolu ja õnnelikkuse seisundis. See on nii lihtne. Ja siis, kui ma seda kuulasin samal ajal, siis ma nagu käisin toas ringi ja ütlesin aitäh kõigile ja ma sain aru, et mul ei ole ükski asi, mille eest ma ei ole tänulik, et nagu tõsiselt hea teema. Aga alustame jälle Palo Santo põletamisega. Teeme selle ruumi nii-öelda energeetiliselt puhtaks. Aga Palo Santo ja Salvei suitsetamine muide isegi mitte ainult energeetiliselt, vaid ka füüsiliselt puhastab su keha. Nii et kui sa oled mingisuguses pisikus, ingver, eks ole, ingver ja Salvei ja Palo Santo põletamine ka, nagu kui sa käid nagu kogu toa, voodi alused, kõik toa nurgad, käid, suitsetad selle suitsuga läbi, siis see puhastab su ruumi. Niimoodi ja meil on loomulikult emotsionaalsed kommid ka siin kaasas, nii et ma ütlen kõigepealt meile esimese kõigile ja siis ole nii nunnu ja ütle mulle tere ja küsi ka oma number. Võtame siit tagant poolt midagi. Võtame mõne uue siit tagant poolt. Mis mul siin on mõned uued. Albert Einsteinilt. Kujutlusvõime on tähtsam kui teadmised. Läheb jälle väga ilusti tänasesse teemasse, nagu alati kõik lähevad ilusti alati teemasse, mis siis, kui kõik peabki olema sünkroonis. Kujutlusvõime ongi see, mis aitab meil tunda tänulikkust, sest kõige olulisem on tunne ja tunnet me saame kutsuda esile läbi kujutlusvõime. Anne, tšau, number 22. Nii, number 22. Looka. Äkki, ma tegelikult laulan selle teise viisiga. Looka samasta sukino pavantu. Ma tegin selle ühe ingliskeelse video ka just hiljuti. Olgu kõik olendid siin maa peal õnnelikud ja vabad ja panustagu minu mõtted, sõnad ja teod selle kõikide vabaduse ja õnnelikkuse heaks. Looka samasta sukino pavantu. Jah, aitäh. Nii et jah, küsige ma numbrid ja siis ma reklaamipauside ajal ütlen neid, kui ma enne ei jõua neid öelda. Nii et maagia, nii et ma siis tänane teema on Rhonda Byrne'i raamatu The Magic ehk siis maagia. Nagu tema inspireeritud sellest raamatust ja siis ma natukene loengi ette, mis ta siin oma raamatus kirjutas. Et see raamat kuulub raamatu seeriasse Saladus, The Secret, kes kunagi teab, see oli üks
kõige laineid löövam raamat mingeid aastaid tagasi ja nii, aga see raamat Maagia keskendub ühele ainsale sõnale, millele on vägi muuta kogu sinu elu ja see sõna on tänulikkus. Juba üle 2000 aasta tagasi peideti üks kummaline ja sageli valesti mõistetud lause religioossesse teksti, kes nüüd teab piiblist seda lauset. Kellel on, selle antakse juurde ja tal on küllus. Kellel ei ole, sellelt võetakse ära ka see, mis tal on. Ja sajandeis tekitas see lause segadust. Kas see on hoiatus, paradoks, ebaõiglane väide, mis soosib rikkaid ja karistab vaeseid? Eks ole, võib ju tekkida selline tunne. Ainult vähesed visionäärid ajaloos mõistsid selle tegelikku tähendust. Selle lause tegelik mõte avaneb alles siis, kui mõistame varjatud sõna selle taga. Kellel on tänulikkus, sellele antakse juurde ja ta õitseb. Kellel ei ole tänulikkust, sellelt kaob isegi see, mis tal on. Tadaa, make sense'i. Ilma tänulikkuseta hakkab küllus kahanema. Tänulikkusega aga tõmbame ligi rohkem rõõmu, raha, armastust ja võimalusi. Nüüd, kui The Secret saladus see raamat tutvustas külgetõmbeseadust ja järgmine raamat The Power, vägi, armastuse seadust, mis on ka, mille ma nüüd otsin ka välja tõenäoliselt, siis The Magic toob meie ellu tänulikkuse seaduse. Need universaalsed seadused on omavahel seotud ja juhivad meid täidetuma elu poole. Tänulikkus toimib kui magnet. See tõmbab ligi seda, mille eest oled tänulik. Sama põhimõte kajastub igivanas tarkuses, mida külvad, seda lõikad, eks ole. Mida annad, seda saad tagasi. Isegi Isaac Newtoni 3. seadus, igale mõjule vastab vastasmõju, peegeldab seda universaalset tõde. Kui väljendad siirast tänu, käivitad külluse ringluse. Lihtsalt öeldes, mida rohkem tänad, seda rohkem saad. Kui oled südames tänulik oma suhte eest, isegi kui see pole täiuslik, hakkab see suhe paranema ja süvenema. Üks päevadest ongi meil pühendatud konkreetselt suhetele. Kui tänad raha eest, mis sul juba on, ka selle jaoks on meil eraldi päev, tuleb seda juurde. Kui oled tänulik oma töö eest, ilmuvad uued võimalused. Põhjus on lihtne. Tänulikkus lahustab negatiivseid emotsioone ja muudab sinu energiat. Nii lihtne see ongi. Tegelikult, kui sa paned tähele, kui sa tunned tänulikkust, on ju, mis tunne sul siis on? Ei ole negatiivseid tunded sel hetkel, on ju. Mäletate, kelle video see oli, kus me rääkisime seda sama? See oli see südamekallistus, Heat Touch ja südamekallistus. Mäletate, ütles seda sama. Sel ajal, kui me tunneme tänulikkust, ei saa me samal ajal tunda negatiivsust. Niisiis, mida sügavam ja siiram on tänu, seda suurem on muutus. Ja ta soovitabki alustada päeva tänuga. Hommikuse valguse eest, elu kingituse eest, oma keha ja jõu eest, toidu, kodu, pere, töö eest, isegi väikeste asjade eest nagu telefoni arvuti. Tänulikkus ei eelda ideaalselt elu, vaid see eeldab märkamist. Ma tegin selle sõna siin omale suureks. Märkamist. Ja see ongi kõik. Ja mul oligi täna hommikul, mul tuligi meelde kohe, ühelt maalt tuli meelde. Alguses tulin juba voodist välja, läksin pissile nagu oma tavalisi asju ja siis tuli meelde, tänulikkus. Ja ükskõik, mida ma vaatasin sellest, et ma olen tänulik, et mul on voodi ees on vaip, mille peale oma jalapaljad jalad panna, ma olen tänulik, mul on sussid, mul on tänulik, et mul on põrand, mis ei ole muldpõrand, on tsementpõrand, mida on lihtne puhastada, on ju, mul on maja, kus ma saan olla ja nii edasi ja nii edasi. Kui sa arvad, et sul pole millegi eest tänulik olla, ei ole probleem elus, vaid mõtteviisis, suhtumises. Albert Einstein, kuidas see eesti keeles öeldakse, Einstein või? Väljendas tänulikkust väidetavalt üle 100 korra päevas. Päris huvitav. Ta tänas inimesi, olukordi ja elu ennast. See harjumus võis olla üks põhjuseid, miks ta oli nii
miks ta saavutas nii erakordseid tulemusi. Ka Newton tundis sügavat tänu nende eest, kes tulid enne teda. Tänulikkus loob aluse tarkusele, edule ja sisemisele rahule. Tänulikkus võib süvendada ja parandada suhteid, luua, tuua rahalist küllust, parandada tervist ja heaolu, aidata saavutada unistuste töö ja elu, avada lõputuid võimalusi. Ilma tänulikkusesta seiskub elu maagia. Tänulikkus on võti, mis hoiab selle voolamas. Ma ei tea, kas te panete tähele, meil on niimoodi, võib-olla sina suudad hoida seda nii-öelda momentumit või seda nagu, et nagu kogu aeg muudkui aga lood juurde, eks ole. Sest meil inimestel, meil on komme minna tagasi magama nii-öelda. Nagu Joosep ju. Joosep, kui me olime Beliisis, Joosep hakkas lugema seda raamatut, see Transurfingu raamatut. Kuidas oma elu luua? Ja ta muudkui lõi ja siis aasta aega hiljem või millal see oli? Ma ei viitsi, on liiga raske töö. Ja täpselt nii ongi, inimesed lähevad magama ja nad pigem ei usu, et nad loovad oma elu ja jätkavad selle teiste süüdistamist ja ohvrirolli mängimist, sest see on mugavus. See on meie mugavustsoon ja see on ka seotud sellega, et me oleme nii programmeeritud, eks ole. Ma ei ütle, et see on meie süü, aga me oleme sinna programmeeritud. Nii. Muistsetes lugudes kasutasid maagid loitse. Sinu loits saab nüüd olema aitäh. Või nagu siin, kes see oli? Mirjam ütles, et oli vist Mirjam, kes ütles, et tema ema ütleb alati mitte aitäh, vaid ma tänan. Mina tänan, et see on nagu teise energiaga, millest ma saan aru, aga mulle meeldib ka aitäh. Minu meelest aitäh on ka hea. See sõna öelduna siiruse ja teadlikkusega on sillaks sinu praeguse elu ja unistuste elu vahel. Kujutame nüüd kõik ette, meil on sild, aitäh, sild selle elu ja mida me soovime vahel. Mida rohkem sa tunned ja ütled aitäh, seda rohkem tänulikkust sa koged, seda rohkem rõõmu ja küllust sinu ellu tuleb. Hurraa! Nii, et siis 28 päeva muutust. See raamat, maagia, pakub 28 praktilist harjutust, mis aitavad parandada tervist, suurendada rahalist heaolu, tugevdada suhteid ja muuta probleemid võimalusteks. Aga ainult teadmisest ei piisa. Püsiv praktika on see, mis loob muutuse. Niisiis, meie hakkame harjutama, kes on koos minuga, siis meie 28 päeva tänulikkuse praktikat. Teeme praktikat. Ja esimene päev ongi oma õnnistuste üles lugemine, ehk siis väga lihtne ja võimas. Kirjuta üles 10 asja, mille eest sa oled tänulik ja lisa iga asja juurde põhjus, miks sa oled selle eest tänulik. Nii, siin tema toob näited. Olen tänulik oma kodu eest, sest see pakub mulle turvatunnet. Olen tänulik oma suhte eest, sest see toob mu ellu armastust. Olen tänulik oma laste eest, sest nad inspireerivad mind ja need on ainult üks põhjus nendest ju tegelikult. Kodu annab meile nii palju rohkem kui lihtsalt turvatunnet. Ta annab mulle koha, kus ma saan oma asju hoida, ta annab mulle koha, kus ma saan tööd teha, koha, kus ma saan olla mina ise, sest me ju veel ei saa keegi olla päris mina ise kuskil mujal, eks ole. Ja iga kord on ju, kui kirja oled pannud ilusti kõik, siis loe see nimekiri läbi ja iga selle punkti järel ütle aitäh, aitäh, aitäh. Tema ütleb, et ta alati teeb 3 korda, et nagu see on nagu aitab nagu ümber programmeerida või ümber kirjutada, üle kirjutada, siis näiteks seda, kui sa avastad ennast, ütleme, et me avastame ennast mingisuguses negatiivses mõttes, see on juba väga hea, et me avastame, siis on alati, jess, patsuta endale, tubli tüdruga nägid läbi, on ju, et ma mõtlen näiteks, või hetkeks on ju on see, et kurat, miks mina ei saa, on ju, okei. Noh, me võime endaga natukene pikemalt kohal olla selles, sest see on oluline ikkagi olla hoidmises endaga. Ja siis kirjutada nii-öelda ümber. Aitäh, aitäh, aitäh. 3 korda selle eest, mille eest sa oled tänulik. Nii, ja mida sügavam tänutunne,
seda sügavam mõju. Nii, ja nüüd mina lihtsalt haarasin enne videot 10 asja, mille lihtsalt, nagu ma ütlesin, ma vaatan oma majas ringi ja kõige eest ma saan olla tänulik ja mitte ainult oma majas, eks ole. Ma olen tänulik, alustame selle lille eest, selle põõsa eest, selle looduse eest, Costa Rica eest. Miks? Sest ma tunnen, et ma saan siin olla rohkem mina ise. Ja roheline on armastuse värv, roheline aitab meil silmadel puhata, me oleme loodud vaatama rohelist. See on soe, siin on mõnus. Nii, Ganesha. Ma olen tänulik Ganesha eest. Ütleme siis selle kuju eest, aga ta esindab. See kuju esindab minu jaoks küllust, rõõmu, väge, loovust. Ja teadmist, et kõik laabub alati. Teadmist, et igas olukorras on alati lahendus. See oli number 2. Number 3. Võtame selle sprei siit. Siin on, mina segan siia veega, panen enamus vett ja siis panen paar tilka piparmünti, teepuõli ja kas seedrid või midagi muud. Jah, tavaliselt see kombinatsioon. Ja siis sellega ma siis sprein ennast, sprein oma kaenlaaluseid, see aitab mul putukaid ka, putuka hammustusi ja putukaid eemal hoida. Ma olen nii tänulik selle eest. Aitäh. Tšau Mirjam, näen see numbrit. Nii, see oli praegu 3, eks ole. Ütleme ühe number 50. Ja sina tee oma nimekiri täna peale videot, eks ole. Number 51, valmista oma meel vastu võtma parimat, mis elul on sulle pakkuda. Mäletate, see oli see, mis ma eelmine aasta valisin, et me võime seda kasutada kui teemat selleks aastaks. Ja see läheb jälle ilusti tänase teemaga kokku. Aitäh. Valmistame oma meele, sedasi valmistame. Oleme juba tänulikud selle eest, mis on. Aitäh. Nii, järgmine asi, mis ma tõin endaga kaasa on, siin on, kui palju? 14 seent. Reishi, Cordyceps, chaga, lõvilakk, turkey tail, kalkuni, saba, ma ei oska neid kõik. Ühesõnaga 14 seent ja ma võtan seda igal hommikul, see aitab mul oma tervist tugevdada. Ma olen nii tänulik selle eest, et mul on see. Et mul oli inimene, kes mulle selle müüs oli. Ma olen talle ka tänulik nüüd. Ma olen tänulik selle eest, kes tegi selle purgi, kes tegi need kapslid, et minu sõber James sai selle siia kapslite sisse panna. Ma olen tänulik nendele seentele eelkõige, eks ole, et nad on olemas ja et nad meid toetavad. Vau, ma olen nii tänulik. Nüüd, järgmine asi. Võtame siit. See on see. Valge, millega sa saad üle teha need kohad, mis on sassi läinud. Ma olen nii tänulik selle eest, et ma ei pea sodima ja leidma uut paberit. Ma lihtsalt teen selle koha üle ja nüüd ma saan ilusti sinna peale kirjutada. Ma olen nii tänulik. Huulepulk. Ma olen nii tänulik sellele huulepulgale. Mulle nii meeldib, see on loodus, see on tõsiselt looduslik. Ma üritasin Amazonist leida looduslikku orgaanilist huulepulka, milles ei oleks kahjustavaid aineid sees, ma ei suutnud. Isegi need firmad, kes kirjutavad, et on looduslik, ei ole tegelikult. Kui ma võtsin sealt need koostisosad, tuleb välja, et ei ole kõik tegelikult meile head. Ja see oli minu enda sõbranna siin samas lähedal turul, müüb neid. Ma olen nii tänulik sellele. Nüüd see kohvitass. Selle ma tegin, kui mina käisin Eestis 2021. See on põhja peal kirjutatud Meinka juuni 2021. Minu sõbranna Piret. Minu lapsepõlvesõbranna me elasime, meil oli 3 Piretit ühes tänavas. Tšau Kristjan, näen see numbrit. Aitäh. Tal on nüüd keraamikastuudio, muide, keda huvitab. Ma võin tal on jäge, nad teevad, neil on veiniõhtud ja Pärnus. Ma tegin selle 2021 ja ma unustasin selle sinna, ma ei saanud seda selle hetke kaasa võttes, nad pidid kuivama, eks ole. Ja siis ma ei jõudnud neile järgi enne, kui ma minema panin Costa Ricasse tagasi 2022. Ja nüüd mu sõbra teine sõber, Heli, tõi selle mul ära. Ja teise tassi ka. Ma olen nii tänulik selles, ma olen nii tänulik selle ühenduse eest, ma olen nii tänulik nendele
sellele kogemusele, mis mul seal selles stuudios oli, et mul on see sõbranna Piret ja Heli ja kõik need inimesed, kellega ma nüüd veel tänu sellele tuttavaks sain. Nii palju tänulikkust siit praegu sellest ühest tassist on ju. Ja veel üks tass on mul siin. See on minu tavaline kohvitass. Ja selle ma sain oma sõbrannalt Leslilt, kellel on siin keraamikastuudio. Ja ma ostsin selle temalt nagu niimoodi mitmes osas ja lõpus ta ütles, see on juba sinu oma. See on eriline tass, sest kõik tassid, mis on tehtud kellegi poolt, mitte ainult tassid, igasugune käsitöö hoiab endas selle inimese energiat, tema oskusi, tema armastust. Ja see on eriline. See ei ole sama, mis sa võtad poest ühe tassi 100 000, on ju. See on eriline, see on ainult selline, ainult see tass on selline. Ja see oli mul katki vahepeal ja ma andsin selle talle tagasi ja ta parandas selle ära ja ta pani siia kulda. Tal oli natukene kullatolmu. Ta pani mulle kullatolmu siia nende parandatud kohtade peale. Ma olen nii tänulik kõige selle eest. Ma olen nii tänulik, et tema on minu elus, et mul on selline eriline tass, et see tass on jälle terve ja et siin on kuld peal. Näed, kui palju juba tuli siit, eks ole. Et mina soovitan ka, et kui sa teed seda oma harjutust, siis kirjuta kõik põhjused üles. Mitu mul nüüd on juba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma olen nii tänulik, et ma otsustasin, et mul on see väike raamat. Kui ma kunagi alustasin sellega, siis ma ju kirjutasin iga kord enne turule minekut nagu numbrid paberite peale, siis inimesed võtsid need. Sellepärast oligi nende nimi emotsionaalsed kommid. Ja siis ma otsustasin, ma ei viitsi enam neid komme iga päev kirjutada, iga kord kirjutada enne feeriat, enne turgu. Ja leidsin selle väikese raamatu. Ja nüüd see on nii imeline raamat, kõik nii väga armastavad seda, on ju nii. Ja sellega seoses ütleme Kristerile number 36. Ja mul on jah 2 pool, ühel pool on inglise keeles, teisel pool on eesti keeles. Ükskord ma tegingi kellelegi, ma näitasin kõigepealt inglise keeles, siis tema vaatas korraks kõrvale ja mul oli eesti keeles, ta ütles, mis siin toimus? Silmatrikk. 36. Kõige olulisem asi, mida saame oma lähedastele kinkida, on meie aeg. Aitäh. Ja number 9. Ma olen tänulik tulemasinale. Ma saan sellega oma gaasipliidi süüdata. Ma saan sellega Palo Santot põletada. Ma saan sellega väga lihtsalt tuld teha. Ja tuli on ju vägev. Väga vägev. Ja nüüd vaata, kui lihtne on teha sellise väikese asjaga tuld. Ma olen nii tänulik tulemasinale. Ja oligi minu 10 asja, ainult 10 asja. Tegelikult on mul neid siin ümber ju 100 000. Et nüüd ongi siis, see oli meie esimese päeva teema, esimese päeva harjutus. Kirjuta üles vähemalt 10 asja, milles sa oled tänulikud ja põhjus juurde, mille pärast, miks sa oled nende eest tänulikud. Ja siis homme, ma ei tea, kas ma tulen laivi või ma lihtsalt postitan video, tšau Pilleriin. Homme jätkame tänumaagia seeriaga. 25. Nii et kui sa tunned, et sa tahad ka sellele rongile hüpata, sellele lennukile, sellele nagu vägevale ükssarvele või selle Pegasusele hüpata, siis oled oodatud ja ma postitan alati siia minu Piret Faieferi lehele ja YouTube'i ka. Üks olulisemaid loovuse aspekte on mitte karta läbi kukkumist. Vuhuu! Aitäh kõikidele nendele suurtele mõtlejatele nagu Dr. Edwin Land, kõikidele nendele erilistele inimestele, kes on andnud meile nii palju nagu Einstein, Newton, Edwin Land, Johann Wolfgang von Goethe. Maagia on uskumine iseendasse, kui sellega hakkama saada, on meil kõik võimalik aastaid peale nende surma, need töötavad edasi. Need aitavad meid, tõstavad meie energia üles ja see ongi see, mida meil on vaja, et saada, et ükskõik mida saavutada, meil on vaja leida joondus selle asjaga ja mis see peamine asi on, mida me soovime, heaolu, õnnelikkus. Me teeme ühtegi asja ilma, et meie arvaks, et see ei panustaks meie heaolule või meie õnnelikkusele, eks ole, või meie armsamatele. Tubli Pilleriin! Tänulikkuse rongis iga päev. Just
seda me nüüd teemegi kõik koos aktiivselt, et see ei läheks meil meelest ära, me programmeerime ennast sellesse meeleseisundisse, ehk siis iga päev tänulikkuse maagia. Nii, ja nüüd teeme energiajoonduse. Leia mulle mugav asend. Ja kas sul on näiteks sinu vesi ka kaasas? Võta üks lonks vett enne, kui pihta hakkame. Ja leia omale mugav asend. Kuskil, kus on sul mõnus. Rahuliku omaette olemine. Kus keegi sind ei sega. Kus sa saad olla iseenda jaoks. Ja leiame endale mõnusa, mugava olemise. Ja teeme mõned sügavad hingamised. Iga kord välja hingates lõdvestume järjest rohkem. Ja lihtsalt vaatleme. Vaatleme, kus me omadega oleme, kus meie energia praegu on, millega me oleme praegu joonduses, millisel sagedusel me oleme omadega, millised mõtted meie peas on. Või olid. Ja nüüd teeme väikese nagu ümberlülituse. Ja mõtleme millegile, mille eest me oleme tänulikud. Võta mis esimene asi, mis sul pähe tuleb, mille eest sa oled ääretult tänulik. Ja hingame seda nagu seda tänulikkuse energiat enda sisse. Ja välja hingates laseme selle endasse settida. Laseme selle endasse laiali. Ja samal ajal ajame ka oma energeetilised juured maa südamesse. Armastuse keskusesse. Suure tänutundega. Ja tunneme, kuidas see armastus jõuab läbi meie juurte tagasi meie südamesse. Kogu meie energiakeha on armastusest üle ujutatud. Ja tunneme tänulikkust selle eest, et see on meie jaoks nii kättesaadav kogu aeg olemas. Aitäh, ema maa. Aitäh, et sa oled siin meie jaoks olemas. Aitäh, et sa oled meid maandamas, oled meiega kohal. Ja hingame sisse seda tänuenergiat, tänulikkuse energiat ja tunneme nagu oma kehas seda tunnet. Kui sa mõtled, mille peale sa oled tänu või kellele sa oled tänulik, mille või kelle ees sa oled tänulik. See võib tuua sulle, nagu ma just enne siin näitasin, see võib tuua ka midagi sellist, et näiteks sa oled tänulik oma kaasa eest. Ja sa mõtled kõikidele asjadele, mille ees sa oled tema peale tänulik. Ja siis see võib tuua ka juurde teisi inimesi, sa oled tänulik näiteks tema pere eest, kõikide teiste pereliikmete eest oma perekonnas, enda ümbruses. Ja lihtsalt laiendame seda tänutunnet. Peaasi, et see tänutunne hakkab nüüd kasvama. Ja kujutamegi ette seda enda sees kasvamas, avardumas. Aina edasi, aina kaugemale. See nagu suuremaks meie sees. See tänutunne kasvab järjest suuremaks ja suuremaks ja see kasvab meist välja. Ja nüüd me hakkame ka ise koos selle tundega avarduma. Järjest kaugemale, järjest suuremaks ja suuremaks. Lubame endal avarduda, lubame endal koos selle tundega avarduda. Ja hingame samal ajal ja lõdvestume selle avardumise sisse.
aitäh. See järjest kasvab ja kasvab, see muutub järjest suuremaks ja järjest kaugemale, hõlmab järjest rohkem kõike ja kõiki, mille eest me saame olla tänulikud, mille eest me oleme tänulikud, me kasvatame seda tunnet järjest suuremaks ja suuremaks. Ja lihtsalt lubame endal seda tunnet tunda, hoida, kasvatada ja vaatame, kuidas see transformeerub meie sees, meie heaoluks. Millise tunde see sinu kehas tekitab, kuidas sinu keha tunneb. Tänu sellele, et me lihtsalt vaatame ja mõtleme kõigele meie ümber, mille eest me oleme tänulikud. Meie keha reageerib. Lubame endal seda tunda. Oleme sellega kohal, ärme läheme tagasi oma mugavustsooni. Avardame seda natuke veel. Oleme sellega natukene rohkem aega lubamises. See on praegu siin meie hetk, meie jaoks, meie avardumise jaoks, meie tänulikkuse tunde jaoks. Lubame selle tundel kasvada veel ja veel ja veel suuremaks ja avaramaks. Lubame sellel luua meie ellu imelisi võimalusi. Sest sellest energiast on kõik võimalik. Lubame sellel tänutundel ujutada üle enda, kogu enda energiakeha. Me oleme täielikult nagu läbi imbunud ja samal ajal avardume tänulikkuse tundega. Me oleme nagu pehmed svammid tänulikkusest läbi ujutatud, üle ujutatud ja me oleme ise nagu loome seda juurde ja laseme sellele igale poole endast välja valguda. Ja ujutame kogu maailma oma tänutundega üle. Aitäh. Hoiame seda veel, laseme selle läbi enda voolata. Avardame seda veel. Lubame endal seda tunda. Lubame endal see olla. Lubame endal näha, leida, avastada, tunda, kogeda järjest rohkem, mis toovad meile veel rohkem seda tunnet juurde. Tänutunnet, aitäh. Ja jää siia nii kauaks, kui tahad. Ja lihtsalt luba endal kogeda ja tunda seda tunnet aina rohkem ja rohkem. Iga päev.